Tere kuulajatele, uudised eetris ja stuudios Rohke Develak. Uudiseid tööjõu vallast. Valitsus kehtestab peatselt korra, mille kohaselt saavad Eesti töötud ennast võõrtöötajana arvele võtta. Kohalikku tööjõudu reeglina ettevõtjatel vaja ei lähe, küll aga on terav puudus võõrtööjõust ja ettevõtjate surve valitsusele lubada riiki järjest suuremat hulka võõrtöölisi kasvab. Kui aga Eesti töötu saaks ennast võõrtööliseks koolitada koos vajaliku plastilise kirurgia sekkumisega, siis on võidus käik. Töötu saab valida, kas ta opereeritakse India, Pakistani, Iraani, Kasahhi, Hiina või veel 37 erineva päritoluriigi võõrtööliseks. Lisaks plastilisele kirurgiale tehakse ka maovähendusoperatsioon. Koolitusega kaasneb ka keeleõppe. Eesti tööturg peaks täielikult suutma võõrtööjõu vajaduse katta lähema 30 aasta jooksul. Riigikogule saadetud nõusoleku seaduse menetlemise valguses on Riigi Infosüsteemide Amet saanud ülesande nõusoleku äpi väljatöötamiseks, mille vahendusel saaksid 2 inimest või ka soovi korral suurem hulk inimesi anda vastastikku nõusoleku intiimvahekorra algatamiseks. Nõusoleku seadus ja nõusoleku äpp on teineteist toetavad üksused ja äpi kaudu saab inimene koostada ka pikema nimekirja inimestest, kellega ta on nõus intiimvahekorda astuma, sest reaalses elus ei pruugi selleks aega jaguda. Seda ka äpi kaudu saab teistele inimestele oma nõusolekust ette teada anda ja seda ka propageerida veel kaalutakse, sest on nii poolt kui vastu argumente. Kui inimesel nutitelefoni ei ole, saab ta oma nõusolekut kirja panna eesti.ee leheküljel. Kohtute suure ülekoormuse vähendamiseks on valitsuses valmimas aga kohtureformi võimaldav eelnõu, mis jagab kohtute töö laiemale ringile kui seni. Uus kohtuseadus seadustaks mõneti välja kujunenud olukorra, kus prokuratuur esitab süüdistuse ja kohtuprotsess toimub ajakirjanduse veergudel ja inimene või organisatsioon mõistetakse süüdi või õigeks ajakirjanduse vahendusel. Ka praegu on seda sageli niigi tehtud, kuid tihti on ka ajakirjanduse kohtuotsus kohtuotsusest erinenud ja see tekitab inimestes segadust. Harvad pole juhused, kui avalikkus peab juba harjunud ettekujutust kohtualusest muutma, sest kohtuotsus oli teistsugune kui ajakirjanduse otsus. Kui aga edaspidi on prokuratuur ja ajakirjandus võimelised tegema suuremat osa tööst, siis muutub kohtumõistmine ka oluliselt kiiremaks. Ja hariduselust. Haridusministeerium on valitsuses kooskõlastamas plaani, mis muudaks senist maakoolide sulgemise praktikat. Enam koole maapiirkondades ei suletaks, vaid need lõpetavad töö koha peal ja edaspidi töötavad maakoolid suuremates linnades. Tallinna tuuakse lähemal aastal kokku 40 maakooli, Tartusse 10 ja teistesse suurematesse linnadesse samuti samas suurusjärgus. Maakoolid on omanäolised ja nende väljasuretamine ei ole valitsuse sõnul riigi eesmärk. Lähema poole aasta jooksul vaadatakse kõikides suuremates linnades välja ka krundid, kuhu maakool ehitama hakata. Linnas asuv maakool annab maalastele võimaluse osa saada nii maa kui linnaelu positiivsetest külgedest ja toetab ka regionaalset arengut. Maaelu mitte ei sure välja, vaid see lihtsalt kolib linna, märgib valitsuse teade. Koolide pingerivi aluseks võttes on Sotsiaalministeeriumil ja Haridusministeeriumil kavas saadud positiivset kogemust edasi arendada ka mitmetes teistes valdkondades. Kuna meie elu koosneb edetabelitest ja tihti on sellised edetabelid määrava tähtsusega inimese edasises elutees, siis on ministeeriumide sõnul otstarbekas edetabelite koostamisega alustada võimalikult vara. Haridusministeerium omalt poolt on lubanud peatselt koostada põhikoolide ja algkoolide pingeread, sellele järgnevalt lasteaedade edetabelitesse jaotamine ning Sotsiaalministeerium koostab ka alates järgmisest aastast sünnitusmajade pingerea. Nii on tagatud pingeline elu sünnist alates ja pärast surnuaedade pingeridade koostamise alustamist ongi pingering täis ja inimene teab, et elu pakub pinget esimesest kuni viimase hingetõmbeni välja. Eetris olid uudised.